Ma tunnen ennast siin saalis nagu kodus. See on sellepärast, et mul on olnud au, õnn ja rõõm viibida siin koos mõttekaaslastega saalitäiega 21 korda vähemalt. Esimene kord oli 24. veebruaril 1989, kui päeval oli kuulutatud välja Eesti Kodanike Komiteede liikumine 3 organisatsiooni poolt tähestiku järjekorras Eesti Kristlik Liit, Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei. Mina juhtisin Raekoja platsil miitingut ja plats oli servani rahvast täis. Õhtul toimus siin pidulik kontsertaktus, kus esinesid kõnedega Tunne Kelam, Trivimi Velliste ja ma ei oska praegu öelda veel, kes veel, aga Tunne Kelami, ERSP esindaja, Tunne Kelami kõne oli selline, et puu püsti täis saal koos rõduga aplodeeris, siis tõusid püsti ja ovatsioonid kestsid üle 3 minuti. Ma tean täpselt, ma kirjutasin lindi pealt selle kõne maha. Järgmiseks oli Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei suurkogu, mis oli 89. aasta augustis siin saalis. Ja teatavasti Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei oli esimene mittekommunistlik partei Nõukogude Liidus, mis asutati 20. augustil 1988 Pilistevere kirikus ja see on Jumala sõrm. Täpselt 3 aastat hiljem, 20. augustil taastati Eesti Vabariik, mis oli algusest peale ERSP põhieesmärk olnud. Samamoodi ka Eesti Kongress. Eesti Kongress kuulutas ennast seadusliku riigivõimu taastajaks ja selle tõestuseks on siin seina peal välestustahvel, mille vastu on protestima hakanud Eesti Kongressi saadikud, Ülemnõukogu liikmed, kes väidavad, et ei taastanud ta midagi, et oli Ülemnõukogu, aga see ei tähenda, kui ei oleks olnud Eesti Kongressi survet, ei oleks Ülemnõukoguga seda teed läinud, sellepärast, et selle otsuse vastuvõtmiseks, sõnastamiseks kutsuti kohale Eesti komitee esindus ja sõnastati see mitte Eesti Vabariigi uue riigi loomisena, vaid Eesti Vabariigi taastamisena õigusliku järjepidevuse alusel. Nii et see kõige esimene minu jaoks omadega koosolek siin oli väga võimas emotsioon. Tänane 22., 21., ma võin natukene eksida, on mitte nii ülev, aga ühtsustunne on nendest kõikidest ülejäänutest, mis siin hiljem on toimunud, on kõige suurem ja see on minu arvates väga hea märk, sellepärast et siit saalist on alguse saanud või jõudu juurde saanud väga paljud head asjad. Nii ka tänane üritus annab innustust ja väga hea tõestus selle jaoks on see, et Martin valiti esimeheks. Kõik, kes hääletasid tema poolt. See on fenomenaalne. Ja nagu ERSP-l olid omal ajal vahvad reklaamsärgid, kuhu oli kirjutatud peale Eesti eest. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on selles mõttes ERSP tänasel päeval, tänapäeva ERSP, nii nagu ERSP-d omal ajal vaenati, valetati, unustati ja mis kõike temaga tehti, ERSP ideed võitsid täpselt samamoodi toimub praegu või tegelikult mitte täpselt samamoodi, oluliselt hullemalt toimub ka EKRE-ga, mis näitab seda, et EKRE on õigel teel ja EKRE põhimõtted ja EKRE võidab kunagi nagunii. Eesti eest!